No tere kevadet kõigile headele Kohale TV jälgijatele, vaatajatele. Alustan kohe nüüd ja praegu uue kiire osaga. Täna saate ka palju huvitavat teada. Täna räägime teatud liiki sõiduvahenditest. Millistest sõiduvahenditest me räägime, saategi kohe teada. Täna räägime natukene laevadest. Räägime nende tehnilistest andmetest, pikkusest, laiusest, millal ehitati. Esimene laev on Superfast iX, on Eesti laevandusettevõttele Tallink kuuluv väga kiire fast parvlaev. Superfast iX on Eesti laevandusettevõttele Tallink kuuluv kiire parvlaev, ehitatud 2002. aastal. Saksamaal Kielis firma Superfast Ferrise jaoks. Tallink omandas laeva 2006. aastal. Varem liinil Hanko-Rostock sõitnud laev sõitis alates 2006. aasta suvest liinidel Hanko-Paldiski-Rostock, Tallinn-Helsingi, Rostock ja Helsingi-Rostock. Tallink rentis laeva Kanada firmale Marine Atlantic, kus see sõitis 15 aastat Newfoundlandi ja Nova Scotias paikneva Sydney linna vahel. Laev jõudis Eestisse tagasi 16. mail 2024. Pikkus 204 meetrit, laeva laius 25 meetrit, süvis 6,50 meetrit, kogu mahutavus 30 285, peamasin 46 000 kilovatti, kiirus 30 sõlme, teke on 11 ning reisijakohti 676, kajutikohti 626, rajameetreid 1920 ja autokohti 661. Järgmine laev on eesnimega Silja. Just, te arvasite õigesti, Silja Symphony on Eesti laevakompaniide Tallink kuuluv parvlaev, mis on ehitatud 1991. aastal. Silja Symphony on Eesti laevakompaniile Tallink kuuluv parvlaev, mis on ehitatud 1991. aastal Masajärtsi turulaevatehases. Laev sõidab Silja Laini kaubamärgi all Helsingi-Stockholmi liinil, vahepeatustega Marienhamnis. Silja Symphony oli üks esimesi parvlaevu, millel oli läbi mitme teki ulatuv promenaad. Samuti olid Silja Symphony ja sõsarlaev Silja Serenade kõige suuremad parvlaevad kuni 1993. aastani, mil Silja Line sai oma laevastiku Silja Euroopa. 2006. aastal tehti Silja Symphonyl massiivne ümberehitus, et muuta laeva atraktiivsemaks ja huvitavamaks võimalikule ostjale. 2014. aastal tehti laeval suurem ümberehitus, vahetati välja sõukruvid, muudeti kajuteid, uuendati kauplusi ja tehti juurde üks restoran ning uuendati laste mängutuba. Laeva pikkuseks on 203,3 meetrit, laius 31,9 meetrit, süvis 7,1 meetrit ja kogu mahutavus 58 376. Kiiruseks 23 sõlme ning reisijakohti 2852. Kajuteid on 986, kajutikohti 2852, rajameetreid 950 ja autokohti 450. Järgmine laev on siis meil Silja Serenade. On samuti Eesti laevakompaniile Tallink kuuluv parvlaev, mis on ehitatud 90. aastal Masajärtsi turulaevatehases. Silja Serenade on Eesti laevakompaniile Tallink kuuluv parvlaev, mis on ehitatud 1990. aastal Masajärtsi turulaevatehases. Laev sõidab Silja Laini kaubamärgi all Helsingi-Stockholmi liinil. Silja Serenade oli koos oma sõsarlaevaga Silja Symphony üks esimesi parvlaevu, millel oli läbi mitme teki ulatuv promenaad. Samuti oli Silja Serenade ja ta sõsarlaev kõige suuremad parvlaevad kuni 1993. aastani, mil Silja Line sai oma laevastiku Silja Euroopa. 2006. aastal tehti Silja Serenadel massiivne ümberehitus, et muuta laev atraktiivsemaks ja huvitavamaks võimalikule ostjale. Silja Laini ostuga läks laev 2006. aastal üle Tallinkile. Üks suurem uuendamine, mis hõlmas peamiselt restorane ja kauplusi, tehti 2014. aasta algul. Enne seda müüdi osa laeva senisest sisustusest oksjonile. Laeva pikkus 203,3 meetrit, laius 31,9 meetrit, süvis 7,1 meetrit. Kogu mahutavus 58 376, kiiruseks 23 sõlme ning reisijakohti 2852. Kajuteid on 986, kajutikohti 2852, rajameetreid 950 ja autokohti 450.
Järgmine ilusa välimusega laev on Galaxy. On Tallinki poolt tellitud parvlaev, mis siis valmis 2006. aastal Soome Rauma laevatehases. Galaxy, mis valmis 2006. aastal Soomes Rauma laevatehases. Alates Galaxyst on laevaseeriat muudetud. Laevakeret on pikendatud, tänu sellele on rohkem nii kajuteid kui ka reisijate ühisruume. Laev sõitis aastail 2006 kuni 2008 Eesti lipuga Tallinn-Helsingi liinil, Tallinki kaubamärgi all ja aastail 2008 kuni 2023 Rootsi lipuga Turu-Stockholmi liinil, Silja Laini kaubamärgi all. Pardamaalingu ja reisijaruumide kujunduse kavandas Eesti kunstnik Navitrolla. Seoses sellega, et laev on registreeritud esmalt Küprose laevaregistris, kus on juba Galaxy nimeline laev, muudeti laeva nime minimaalselt. See on Galaxy 1. Galaxy 1 on 212,1 meetrit pikk, 29 meetrit lai, tema süvis on 6,40 meetrit, tal on 12 tekki. Laeva suurim kiirus on 22 sõlme. Jääklass on 1A super. Tema kogumahutavus on 48 915 ja deadweight 5800 tonni. Laeva 927 kajutis on kohti 2500 reisijale. Kokku saab laev peale võtta 2800 reisijat ja 420 autot. Autode jaoks on ruumi 1130 rajameetrit. Laeva päästevarustuses on lisaks evakueerimisteele päästeparved ja päästevestid ning 6 päästepaati. Ühte päästepaati mahub 150 inimest. Nüüd räägime lähemalt sellisest laevast, mis kannab nime Romantika. On samuti Tallinki tellimusel valminud parvlaev, ehitatud 2002. Tollases Aker Finnjardsi laevatehases Raumas, Soomes. Romantika on Tallinki tellimusel valminud parvlaev, ehitatud 2002. aastal tollases Aker Finnjardsi laevatehases Raumas, Soomes. Romantika on üldse esimene Eesti reederi jaoks ehitatud uus reisilaev. Kuni 2006. aastani sõitis Romantika liinil Tallinn-Helsingi. Kui aga valmis Galaxy, siis suunati Romantika liinile Tallinn-Stockholm. Seda liini sõitis laev 3 aastat. Alates 8. mais 2009 hakkas laev sõitma liinil Riia-Stockholm, kus ta vahetas välja laeva Regina Baltica. Sel liinil sõitis Romantika Läti lipu all. Riia sadamas seisis Romantika Riia reisiterminalis ja Stockholmi sadamas Frihamneni terminalis. Alates 7. augustist 2014 hakkas laev sõitma Tallinn-Stockholmi liinil. Kuna Silja Euroopa prahiti Austraaliasse ja Tallinn-Helsingi liinil hakkas teda asendama Baltic Queen. Romantikat kasutati rahvusvahelisel õppusel Wind Arrow 2016. Laeva pikkuseks on 193,8 meetrit, laius 29 meetrit, süvis on 6,5 meetrit, kogumahutavus 40 803, kiiruseks 22 sõlme, tekke 12, sealhulgas reisijatele 8-9 tekki. Reisijakohti 2500 ning kajuteid 740 ja kajutikohti 2172, rajameetreid 1030 ning autokohti 300. Nüüd on teie ees samuti väga suur, võimas, ilus laev nimega Silja Euroopa. On Eesti laevakompanii Tallink parvlaev, mis ehitati 1993. aastal Meyer Werfti laevatehases Saksamaal. Laeva tellis Soome laevakompanii Viking Line, kuid sattus rahalistesse raskustesse ega ostnud laeva välja ning tehas rentis laeva Silja Lainile. Silja Euroopa oli aastail 1993 kuni 2001 maailma suurim ja kuni 2004. aastani Läänemere suurim parvlaev. Silja Euroopa määrati Estonia katastroofi järel õnnetuspaiga koordinaatoriks. Selle laeva pardal oli maailma esimene ujuv McDonald's kuni 1996. aastani, mil se asendati Silja enda kiirtoidurestoraniga. 26. novembrist kuni 11. detsembrini 2009 teenindas Silja Euroopa erakorralise remondi ajal Turu-Stockholmi liinil reisijaid Baltic Queen, mistõttu sel ajal sõitis Tallinn-Stockholmi liinil vaid ülepäeviti Victoria 1. 23. jaanuarist 2013 kuni 6. augustini 2014 sõitis Silja Euroopa Eesti lipu all Tallinn-Helsingi liinil. Pärast seda prahiti laeva Austraalia ettevõttele Britkeman Service Ltd, mis hakkas seda edaspidi kasutama majutuslaevana.
12. septembril 2014 väljus Silja Euroopa Paljassaare sadamast ja saabus Austraaliasse oktoobris 2014. Teel tegi laev peatuse Hispaanias Algeciras. Laeva pikkuseks 202 meetrit, laiuseks 32,6 meetrit, süvis 6,8 meetrit, kogu mahutavus 59 912, kiirus 21,5 sõlme, reisija kohti 3123, kajuteid 1138, kajuti kohti 3644, rajameetreid 932, autokohti on 400. Ongi praeguseks hetkeks selleks korraks ühel pool praeguse Kohalateebe osaga. Alati ja ikka ootan teie ideid, mõtteid, huvitavaid videoklippe meili peale kohalateebe2@gmail.com ja samuti ärge siis ära unustage, et saate tellida õnnitlus- ja tervitusvideoid. Seniks näeme järgmises osas.